Tere päevast! Mina olen täna oma armsa sõbraga Viljandis. Kui te mu selja tagant vist juba ka aru saate. Viljandi vares kraaksub siin märgatavalt agressiivsemalt kui Tartu vares. See konkreetne vares. Ja me töötame siin sõbraga praegu selle nimel, et saada Lux Expressi püsiklientideks, sest siis antakse meile vett. Kuigi täna me saame bussis tasuta rohelist teed, nii et see on mitte püsiklientidele ette nähtud lõbu, sest selle saamiseks tuleb teha kaskadoori tempe. Buss kui liigub, see on natuke raske seda võtta, siis tuleb kiiresti. Mingitel muudel aegadel seal augus toimetada. Aga kes teab, kes on võtnud Lux bussist kuumi jooke, teab, millest ma räägin. Nii. Ja tean seda kurvide peal teha näiteks, et ma võtsin kohvi vanetada, ma rippasin ühe käega midagi küljes. Samal buss võttis kurvi. Aga täna ma tegin siis, kui buss veel seisis seal Tartu bussijaavas, siis et sai rutem. Ja nagu ikka, loeme praegu seda Ian McGilchrist'i raamatut Kahest aju poolkerast. Ja täna oli väga huvitav koht, mida ma nägin ja mis kohe tekitas must sellise mõnusa elevuse tunde. Nimelt eesti keel on Põhja- ja Lõuna-Eestis erinev ja ma ei räägi siin Lõuna-Eesti keelest, mis on juba eraldi keel, eks ju, ma räägin tavalisest riigikeelest, eesti keelest, standardkeelest. Aga selle tunnetus on Tartus ja see, mis minul Tallinnas vähemalt oli, erinev. Ka tänapäeval on Tallinnas mõneti erinev, inimesed hakkavad ütlema helilist S-i nende täishäälikute vahele Tallinnas. Ja seal on muid asju ka, aga jah, mõned asjad on erinevad. Ja üks asi, mida ma kohe panin tähele, on Tartus oli erinev, on see, et Tartus ei ole sellist kahe tegusõna erinevuse tunnetus, mis on siis tundma ja teadma. Ja ma panin tähele, et inimesed kasutavad sõna teadma tähenduses tundma. Ja ma tean teda. Jah, ma tean ka. Ja see tuli välja, kui ma ühes inglise keele gruppi õpetasin ja seal oli üks dialoog, kus Ühendkuningriigi piirivalvur küsib küsimusi reisijatelt. Ja üks küsimus muidugi on, kes tulevad teise riiki, küsitakse tuttavate kohta selles riigis. Ja see ingliskeelne tegusõna seal oli no, küsiti, kas te ja siis inimesed tõlkisid mulle, kas te teate kedagi Ühendkuningriigis. Ja ma ütlesin, et selle peale, et mina tean näiteks kuningas Charles III. Siis ma tean Elton Johni. Ma tean üldse väga palju inimesi Ühendkuningriigis. Ma võiksin lõputult neid, see on väga tugeva kultuuriga riik ja loomulikult sa tead sealt palju inimesi, aga ma ei tunne neist mitte ühtegi. Ja muidugi Põhja-Eestis on tundma ja teadma vahel kindel vahe olemas. Aga seda natuke raskemaks fakt, et Põhja-Eestis pesitseb seda vana koloniaalkatku palju, ehk siis seltsimehi venelasi, kes ei tee ka teadma tundma vahet ja nendel on see veel hullem. Nad ütlevad sellised laused nagu, et ma tean eesti keelt, mille peale mina vastasin, mina tean suahiili keelt, aga ma kahjuks ei oska seda. Ja. Aga räägime sellest esialgu, mis on eestlastel, eks see teadma ja tundma vahe ja siin ongi, kuna ma aru saan, et inglastel on ka see raske mõista, siis Ian McGilchrist räägib siin ladina keele abil, prantsuse keele abil ja saksa keele abil. Esimene on siis ladina cognoscere või cognoscere, kui tahate kirikuajalusega, siis on prantsuse sama connaître, mis on sama sõna tegelikult, ja saksa siis kennen. Ja siis teises grupis on siis ladina sapere, prantsuse savoir ja saksa wissen. Ja üks on siis esimene tundma, teine on teadma. Ja siis üritabki seletada väga huvitavalt, mis vahe neil sõnadel on. Sellepärast, et kellel on mõlemad ajus eraldi kohast tundma ja teadma, tal ei ole vastast seletada. Ma tean, mis vahe, mis on tundma. Tundma on ikkagi, hea mõte on mõelda, tundma on nagu ikkagi selline mitte fakte, vaid mitte nähtust, vaid kogu värki, elusat inimest, ma tunnen teda, eks meil on mingi ma suhestun temaga. Ma tean, et seal maja kõrval on auto praegu, ma näen seda autot, ma tean, et see maja kõrval on auto, aga
ma tunnen seda autot ma ei saa tunda, see masin üldse. Aga ma võin tunda selle toimimisviise. Ja siis on juba, ma lähen kogu selle värgile, erinevate osade nagu suhestumise peale. Jah. Siis on siis ma tunnen. Ja see on väga huvitavalt seletatud nendele inimestele, kes seda ei mõista seda vahet, nagu sest nende keeles ei ole seda erinevust. Siin on, ma mõtlen, kas ma mõne hea näite siit leian. Et see tundmine ongi see parema poolkera värk, eks ju. Ja siis et teadmine on lihtsalt nagu teaduslik, et fakt, mida ma saan korrata ja ta on selline elutu, selline kahemõõtmeline asi. Teadus on ka tegelikult saanud teadma, sest teadus ongi see, et ma teen asja tükkideks, ei suurin neid tükke ja teadusega meetodiga jõuab palju asju teha, ma saan siin mobiiltelefoniga filmida ja sain bussiga siia sõita ja aga teaduse peaks juhtima. Kes seda McGilchristi raamatut lugeda ei viitsi, seal on ka niimoodi, et võib võtta, YouTube'is räägib nendest teemadest ka palju ja isegi võib selle chat GPT, kes mõnda asja küsida, ta võtab ka kokku erinevatest allikatest, kus ta on kirjutanud. Ja tal on see täpselt sama nägemus on McGilchristil, mis minul on olnud, ma ei tea, aastakümneid keeleõppes. Ma olen üritanud seletada, kui hakkad keelt õppima, et jumala pärast, et ärge tehke keelt elututeks tükkideks, keel ei ole elutud tükid, keel ei ole matemaatika. Aga muidugi kahtlemata keeles, kui me mõtleme grammatika peale, seal on need elutud tükid kuidagi sees ka ju. Ja? Aga see ei ole see kõrgem olemus. McGilchris ütleb, tuleb minna paremast ajupoolkerast vasakusse ja vasakust tagasi paremasse. Mis tähendab seda keelt õppides, kõigepealt võtan selle kogu, haaran kogu, siis loomulikult toetan selle vasaku ajupoolkeraga, ehk siis õpin tükke, grammatikat, aga see on toetav, see on hõbemedali mees, see ei ole kuldmedali mees. Ja kui sa lähed nagu enamikesse koolides, siis nad on teinud hõbemedali mehest kuldmedali mehe ja siis nagu hakkavad pärast halama, et ei tea, miks meil need keeleõppe tulemused nii viletsad on. Sellepärast ongi, et te ei tea, kus õiges kohas asjad peavad olema. Sellepärast ongi, jah. Ja siis, ja kui on grammatikat, siis tuleb tagasi selle kogu peale, et ei tohi jääda nende tükkide peale. Et see kogu, see parem kogu peale, see üldvärk, eks ju, see asjade omavaheline suhestumine, kõik see süsteem, see on nagu esmane. Ja siis ta muidugi, Gilchris siin kritiseerib ka neid, kes ütlevad, et need kontseptid või kontseptsioonid tulevadki kõigepealt ka keelest, et ma panen nime asjale, siis sellele, kes on olemas, siis ta tegelikult toob mitmeid näiteid, et see nii ikkagi ei ole. Aga ütleb jah, et kui nime mõnikord ei panda, siis kipub asi võib ära küll kaduda ja nähtus. Asi ei kao, aga nähtused kaovad ära. Näiteks kui ma siin need rahvuskonfliktid on kõva teema, Eestis on eriti vene naistel on selline pilk, mida ma pole mitte kunagi näinud ühegi eestlase silmis, mitte kunagi, muu rahvuse silmis vist ka ei ole näinud, aga need venelastel on selline spetsiifiline pilk, mis on nagu haletsev, aga samal ajal selline viskelik, et ma trebin su tükkideks, tapan ära, ülim kurjus. See ülim kurjus ja ülim haletsus kokku segatud. Ma ei saa kirjeldada, aga selle jaoks ei ole sõna. Aga see, et selle jaoks sõna ei ole, ei tähenda seda, et see asja olemas ei ole. Ja muidugi nad keelega üritatakse niimoodi kontrollida, et kui ei ole sõnu enam mida kirjeldada, siis nagu mõeldakse, et siis kaovad need asjad ära. See on see ka maagia, sõnade maagia. Mingid asjad võib-olla kaovadki, mingid vähem olulised. Aga nad päris olulised, mis nagu ikkagi kuidagi ürgsamad, mis eksisteerivad, need isegi kui sõnad maha võtta ei ole. Ja siin toob näide matemaatikas, sest ka väga huvitavad näited on rahvusi, kus on nende arvudega probleem, et need ei ole piisavalt arve, et matemaatikat teha ja siis on uurida, kas nad saavad matemaatikaga hakkama, kui keeles neid arve ei ole ja saavad ikka. Mõelda, kas see on näiteks isegi lähematele keeltele, kus arve tegelikult on kuidagi kummaliselt, näiteks ma ütlen, et prantsuse keeles 90 ja ma ei pea siis silmas mingi Šveitsi ja Belgia prantsuse keel, ma pean seda standard prantsuse keelt silmas. See pean ütlema ju see 90, eks ma pean ütlema siis 4, 20, 10. Okei, ma ei saa öelda 90, võib-olla see nagu aeglustab mind natukene, ma ei saa öelda, et sellist arvu nagu 90 tegelikult ei ole olemas neis. Aga ma saan öelda 4, 20, 10 ja ma arvutan oskan, siis 4 × 20 on 80.
10 juurde 90 ja võib-olla sellel on mingi muu eelis, et noh, inimestel jääb see peas arvutamise oskus võib-olla siin alles, kui nad selliste arvudega või noh, selliste kummaliste arvudega opereerivad. Aga jah, on huvitav jah, et Lõuna-Eestis on probleeme sõnadega teadma ja tundma. Ma tihti jah, et kui ma lõuna-eestlastega räägin, siis nad räägivad mulle midagi ja eesti keeles räägime ja nad ütlevad mulle midagi, et ma tean teda ja siis ma mõtlen, äkki sa tunned hoopis teda, äkki sa lihtsalt ei tea teda. Mina tean Elton Johni, aga ma ei tunne ta üldse. Ma pole kunagi rääkinud, ma pole kunagi tänaval kokku saanud, mitte midagi. Jah, et see teadmine teeb inimesest nagu sellise teadusliku fakti, sellise laiva tüki. Aga inimene on ikkagi, noh, teise inimesega suhtluses, suhestumine on ikkagi midagi muud. Ja see on hea näide, et piirivalvur, teda ei huvita, kas ma tean inimesi seal riigis, sest noh, mis see talle annab, see vastus, mitte midagi. Ta huvitab see, et ma ei oleks koorem nende riigile, et ma läheksin õigeaegselt minema tagasi koju, eks ju. Ja ta küsib selle küsimuse, siis on tal vaja, et mul oleks suhe, mul oleks mingi suhestumine sealse riigi kodanikuga või ja. Siis ta küsib, et tunned seal kedagi, mitte kas ma tean. Aga olgu, ma siis lähen uurin järve äärde. Meil on esimest sebraga sellised meeldivast toidukohad nimega Herra Artur pärast hommikust Emajões ujumist. Herra Artur on selline, see on väga suure, tähendab, sebra sai kõik ära, sebra sai selle suure lõhe suppi ära, tal on suur kõht ees. Mulle jättis 2 lusikatäit, nii et midagigi. Aga siin tulevad inimesed, nii et jah. Ja inimesed ei ole harjunud niimoodi, et kõik. Ja siis ma lähen nüüd vaatan, otsin selle järve ja lossi varemed ja nagu ikka Viljandis. Ja et sai käidud Viljandis 80-ndatel lapsena ja siis sebra tunneb mind. Et on emotsioone toetav sebra, ta on toeks kaasas, et ma üksinda ei peaks kogu aeg olema. Ja siis jah, et siis 80 käisin natuke aega tagasi, käisin uuesti, nüüd sellel aastal vist jah. Tegin filme ka selle kohta siin. Ja nüüd olen uuesti, et hea on käia sellises Eesti väike linnades. Eesti mõte ongi see, et ma saaksin olla Eestis, et ma ei peaks olema mingisuguses multikultis igalas ega mingis vanasti inertsist venestunud kohas. Täna hommikul tekkis mõte, selline hull mõte, ma lähen Jõhvisse. Jõhvis oli ka, kui bussiga saaks ilusti minna, mõned tunnid seal jalutada tagasi tulla, see tekkis ka mõte, siis arvas õud, et no ma ei tea, et võib-olla lähed Jõhvi, eks ju, nüüd, et sa mõnes toidukohas midagi süüa saad, võib-olla tapetakse üldse ära, kui sa eesti keelt räägid, ma ei tea, mis seal on, võib-olla ei tapeta, võib-olla lihtsalt vaadatakse viltu kuidagi, või tehakse see pilk, millel ei ole eesti keeles nimed, see halets, aga samal ajal ma tapan su saadana ära, eks. See on hea pilk. Aeg-ajalt jah, et on ootamatutes kohtades on mõni vene naistel on see pilk, meestel ei ole tavaliselt. Vene naistel on see pilk, jah. Ja mõnikord on olnud inimene, kes ma ei ole mõnikord aru saanud, enne, et ta venelane, kui ta selle pilgu on mulle heitnud, siis ma olen näiteks korrasanud, oi, et ta on venelane. Seda sa ei mõtle nagu tavalises elus, et kes keegi on, eks ju. Sellest suhted inimestega nagu nad tulevad, eks ju. Aga kui seda pilku näha, siis saab aru. Ja selle pilgule oleks nime vaja. Ma pean mõtlema. Aga noh, ma võin ise muidugi selle nime panna, aga see ei tähenda, et ühiskond selle nime omaks võtaks. Jah. No nii, sõbra, alustame siis teekonda järve äärde, jah? Jah? Nii et tänu teile kuulamast!